klassikalised mõtted. Nagu papagoiga, mul papagoi ka vahest on nagu rahutu, eks ju. Ja siis ma nagu räägin taga nagu, alguses mul vaja lihtsalt nagu hästi rahuliku häälega räägin, kõik on hästi nagu selle vibratsiooniga, siis ta nagu rahuneb maha, eks ju. Ja mõistuse tra vabastama, eks ju. Muidu mõistus paneb tra-ta-ta-ta-ta, eks ju. Minevik, olevik, tulevik, soovid alateadusest, mingid mõtted tulevad üles ilma, et sa oleks tellinud, eks ju. Kust nad tulevad, miks nad tulevad, kes neid mõjutab, mingi täheseis, ilm, keegi eile ütles midagi, unenäod hommikul, mis seal olid ennem, eks ju. Ja siis mantra võtad jälle palvehelmet kätte, eks ju. Palvehelmekest kätte ja siis püüad nagu seda mõistust saada nagu rahulikult räägitaga, mõtted, põhitõed läbi jälle nullist. Ma olen igavene tore hea hing, kõik, mida ma näen siin maailmas, need puud, loomad, putukad, kõik on ka väga toredad, nagu mina siis õed ja vennadena, oma soovid, unistused, oma jumalik ühendus siis kõige kõrgemaga. Ja mina armastan kõiki ja kõike ja Jumal armastab mind. Kui ma seda otseselt Jumala isiksust ei näe, siis läbi palvehelmeste, läbi palve, läbi Jumala nime, läbi selle taeva, Jumal kogu aeg räägib muga. Ühesõnaga nagu viid ennast kogu aeg, nagu ma papagoile räägin, viid oma selle arukusega ja püüad nagu sinna hingele lähemale jõuda oma nendest väliskihtidest läbi selle siis mantra, palve või loitsu või siis nagu vibreerid nagu sellist, küll kui kunstlikult alguses, eks ju. Nagu väiksed lapsed mängivad liivakastis, eks ju, kodu, et võid öelda, et mis sa seda kodu mängid, see ei ole kodu liivakast. Aga meie samamoodi, eks ju, et viime ennast tagasi, heas mõttes sinna, kes me oleme algselt me oleme sellised, sa pead ju 100% nagu tundma sellist vaimustust, hingevaimustust kõigi ja kõige suhtes, ükskõik mis kehas ja ükskõik mis sul ümber on. Et see paistab olema, et väiksed lapsed oskavad seda või ainult purjus inimesed või siis suured pühakud, kes on nagu sellises heas mõttes nagu eufoorias. Nagu pühak ka vahest ta nutab eufoorias, et on nii kahju kõigist ja kõigest, eks ju. Siin surmasünni tsüklist iha, viha, kadeduse, vibratsiooni planeet, eks ju. See vahepeal nutab rõõmust, issand, kui armulik on Jumal, et Jumal ikkagi on, eks ju, meiega läbi emakese looduse, läbi palve, läbi templi, läbi jumalust, läbi pühakirjade, läbi heade eeskujude, eks ju. Nii et head mõistused, tratatata maha rahustamist läbi vaimse spirituaalse muusika või püha heli vibratsiooni läbi püha nime või läbi selle, et sa räägid hästi siiralt läbi oma südame hinge selle maailma looduse ja algse absoluudiga ja püüad nagu saada jälle tagasi korraks kuhugi nagu lähemale sinna loomulikku kruuvi.